Räägiti seda ka Eesti Postis. Hoidke sellest No Hatto rahvuslikust teatajast eemale. Mõelge midagi välja, muutke lepingut. No, teie töö on see asi ära teha. Kui sul uksed maha lüüakse ja sul käed raudu pannakse, sul öeldakse köögipõrandal oled näol, öeldakse, no ajakirjanduslik tegevus lõpeb siin. Miks seda sama sõna ei võiks keegi öelda ilma maskita ja ilma relvata kuskil Eesti Posti kontoris või ma ei tea kus? Armsad võrgutelevisiooni vaatajad, oleme jälle saates Eestimaa maskita lood. Käsil on juba 57. saade, oleme siin Pärnu linnas, meie tavapärases kohas, Luule raadios, oma stuudios ja täna oleme Sven Kivisildnikuga kahekesi, külalist ei ole ja Reimit ka ei ole. Reimi läks pulma, tema ütles, et pulmad on tänapäeval nii haruldane asi, et sinna tõesti minemata ei saa jääda ja läks, aga siis toredaid pidupäeva talle siit meie poolt. Ja aitäh teile kõigile, kes te olete vaadanud ja kuulanud meie saadet. Aitäh teile kõigile, kes te vaatate ja kuulate meie saadet. Aitäh teile kõigile, kes te olete toetanud meie saadet. Toetanud vahepeal, seal on arvenumber, saate toetada, aitäh. Ja tellige meie saade nagu saatena YouTube'is tellida saab, seal on subscribe, on üks nupp, saab vajutada. See on meil väga hea, me teame palju, meil on alalisi vaatajaid, kuulajaid ja teie saate kohe teate, kui saade on üles tulnud. Ja kui teil on sõbrad ja tuttavad, siis võtke neil varrukast kinni ja kui teile meie saade meeldib, siis rääkige neile, et on selline saade ja mis seal kõik on olnud ja nii ja naa. Ja et ka nemad nagu äratage nende huvi, ütleme eesti keeles, on niimoodi. Ja siis, kui te olete sotsiaalmeedias aktiivne, mida mina näiteks ei ole ja vist Sven ka eriti mitte. Ja no, ma olen väga tagasihoidlik. Tagasihoidlik, siis kui teie olete, siis levitage meie saate link ja levitage meie saadet seal. No siin osa inimesi kaebab, et see link kaob ära ja levitamine kaob ära, aga ma ei tea, eks siis saate meile kirjutada kommentaaridesse tagasisideks, kuidas on läinud. Ja siis alustame meie saadet. Täna on meil 2 teemat. Esimeseks teemaks on post ja see on meie endi lehega seoses on see teema, nii et aprillikuuses juhtus selline väga ebameeldiv asi, et siin on see aprillileht minu käes, et ma viisin selle posti ja siis ta oli üks jupp aega kadunud, ma ei tea, kas nädal või. Ja siis tuli postist kiri, et nad ei vii meie lehte, posti vii laiali enam meie lehte. Aga mis see põhjus oli? Ja põhjus oli see, et ta on valesti vormistatud. Niimoodi oligi kirjas, kiri oli kõik ääretult salajane, väga konfidentsiaalne, seda ei tohtinud see mitte isegi mina näha, vaid see ettevõte, kes selle levitamisega tegeles, ainult tema võis seda lugeda. Ja aga kust see kiri siis tuli? See tuli posti äriteenindusest tuli see kiri. Mitte Eesti Postist, vaid mingisugusest? Eesti Posti või Omniva, ta ju figureerib, talle on pandud ju teine nimi, et ta ei tugevdaks nagu Eesti rahvuslikku tunnet, talle on pandud siis Omniva. Vana Eesti sõna Omniva on pandud nimeks, mis on sama rahvuslik ja romantiline kui Kalevipoeg või Linda. Omniva ei ole üldse Eesti sõna. Minu meelest ka mitte. Omniva on kõik. On ladina. Omnibus on kõigile ju. Siit tuleb sõna bussi. Eesti keelne omnibus on kõigi jaoks, kõigile ladina keeles ja no muidugi, mis see vormistamisse puutub, siis selle vormistamise oleks võinud ka ju selle asja lihtsamalt teha, meile lihtsalt öelda, et tulge ja vormistage siis, me soovime. Vormistage teistmoodi, me võime laiali ja tegelikult neil ei olegi, nad võivad ju lehe viia laiali kui adresseeritud reklaami. Meil isegi alguses pakuti, et kas me tahame oma lehte
viia postis laiali nagu adresseeritud reklaami või tahame viia nagu ajalehe perioodikat. Ja no siis me jäime perioodika juurde ja keegi ei oleks keelanud teda lihtsalt adressi see aga mis asi siis puudu on? Noh, leht on ju olemas, pealkiri on tal olemas, number on olemas, sisu on ka olemas. Mis siis häiris salakirja kirjutajat? No vormistada tuleks nende jutu järgi elektrooniliselt ainult, et on nagu, nii kui palju mina saan aru, et kuidas sa sellest aru said? No ühesõnaga seal me peame arvutisse kandma kõik oma tellijad, nende ees- ja perekonna nimed, kusjuures meil on mitukümmend tükki anonüümseid tellijaid ja siis need selle nimekirja postile ilmselt andma mitmes versioonis. See oleks see vormistamine, aga kui me nagu vist ütlesime, et me teeme seda, siis seda lehti ikka laiali ei veeta. Nagu. Aga kuidas nad enne laiali vedasid? Kuu aega mööda umbes, kui ma alles siin, ma ei tea, see ei olnudki kaua aega tagasi, kui me saime siis selle aprillinumbri, kõik need tellijatele mõeldud lehed saime siis postist alles kätte, sest meil oli juba hirm, et me ei saagi neid postist kätte. Need anti ikka lõpuks tagasi. Need anti ikka lõpuks tagasi ja me juba 2 aastat oleme teda perioodikana laiali saatud posti teel, siis ühesõnaga, siis siin on aadressilapp on peal, siin on siis selle tellija aadress on peal, et siis ta ei ole ümbrikus. Et selles mõttes postil ei olnud seda nimekirja olemas. Jaa, neil ei olnud nimekirja. Said info nagu lehe pealt kuhu viia. Ja neil ei ole selle nimekirjaga midagi teha. Sest neil on ju aadress on siin peal, postinumber on siin peal, koht on siin peal. Nemad võtavad, sorteerivad selle minu teada lips-lups aadresside järgi ära, viivad laiali. Nii. Jah. Järelikult siiamaani on nad saanud ilma selle nimekirjata siis väga hästi hakkama. Ilma selle nimekirjata nad oleks ka seekord hakkama saanud. Nad oleks võinud inimlikult öelda, et kui meil on seda nimekirja nii väga vaja, siis viime selle siis niisama nimekirjata laiali selle aprillinumbri. Ehk siis tooge maikuuks meile siis nimekirjaks. Aga nad ei keeldusid üldse laiali vedamast ja andsid selle meil taga. Me veel palusime neid mitu korda, et vedagi see leht siis laiali, et järgmiseks me siis püüame teile mingi nimekirja leida. Ehk siis see on meie probleem, mis neist anonüümsetest tellijatest siis saab. Kas mingi leping on vahepeal muutunud? Kas sul on uus leping saadetud või? Vaata, minul ei ole midagi, mul on üks ettevõtja, kes sellega tegeleb, selle postitamisega ja temale saadeti ju kogu aeg, mingi iga nädala tagant saadeti mingi kiri koju vist, et lepingu punkt see ja see on muutunud ja siis tuli jälle kiri, et lepingu see ja siis ei olnud seal juures, mis see muutus tegelikult. Jah, mis see muutus oli, et mis see vana punkt oli ja mis see muutus ja mis see uus punkt oli. Mitte midagi niisugune väga huvitav teavitamine. Ja tal on seal vist päris pikk leping on suudetud nagu koostada. Ja eks lepingut ju ühepoolselt tehaksegi, aga see teine pool on ju ainult risuks jalus. Kummaline on see asjaajamine tõesti. Aga mis sa ise arvad, et see on nüüd, see näib olevat ettekääne? No mina arvan, minul on, endal on küll veendumus, et see on ettekääne, et nagu inimlikus vaatevinklis oleks selle saanud meile kahju tekitamata mitmed pidi ära lahendada. Mitmed pidi, mitte ühte pidi ja kahju tekitamata ilusti lehe laiali saata ja tellijad oleks ka siis aprillinumbri nagu kätte saanud ilusasti. Mida nad nüüd ei saanud, ei ole siiamaani saanud. Aga oled sa süvenenud siis neisse muudatustesse, mis on seal saadetud, et kas see... No mul ei ole leping on ju sellel ettevõtjal, et ma ei saanudki neid muudatusi vaadata, et siis ma pean tema käest hakkama küsima lepingud, aga leping on salajane, leping on konfidentsiaalne. Ai, kiri on salajane, leping on salajane.
Nii, aga post ütleme, töötab. aga ütleme, et Siin ma võin näiteks, kuna ma olen Rootsis elanud mitukümmend aastat, eks, siis Rootsis on niimoodi, et kui sa tahad mingisugust suuremat hulka, näiteks seda lehte laiali viia, siis sul ei ole vaja olla ettevõtja, sul ei ole vaja teha postiga lepingut. Sul ei ole vaja mingeid salajasi kirju vastu võtta ega salajasi lepinguid teha. Sa lähed lihtsalt, võtad selle uniku posti juurde ja siis vaadatakse, sul on 100 tükki, sul on 50 tükki, sa saad nii palju odavamalt, sul on 100 tükki, sa saad nii palju, 200 tükki, 1000 tükki, sa saad nii palju odavamalt. Nii, anna need siia, aadressid on peal, laiali. Kedagi muud ei huvi, keegi muud ei küsi. On sul aadressid peal, kui aadressi peal ei ole, siis saad tagasi. No, ütleme, väga lihtne, väga inimlik, väga kiire ja väga asjalik. No. Ma ei oska midagi muud öelda. Minu meelest põhiseaduses on see, et nagu kodanikel on sõnavabadus, mitte ainult firmadel. Firmade sõnavabadusest nii väga juttu ei olegi, see on nagu enesest mõistetav, et firmas töötavad inimesed, ajavad mingit juttu, jutt on vaba. Et sul peaks olema vabadus oma asju laiali jagada. No ja, aga näiteks Rootsis on see vähemalt, kui mina seal elasin, nii see oligi. Aga ütleme, et mis siis võib olla tegelik, et ma saan aru, et see on ettekääne mingil põhjusel, eks ole, seda lehte laiali ei saadeta, et mis see põhjus võib olla. Ütleme, esimesena kargas pähe see, et kellegil on vaja sinu tellijate nimekirja, et ta ei viitsi neid lehti, eks ole, ükshaaval nagu läbi lapata ja ära pildistada kõiki neid aadresse seal peal, ta tahab, et sinu tellijad, need on teatud meelsusega inimesed, loodetavasti ja eeldatavasti, ta tahab, mingi institutsioon tahab seda nimekirja endale. Kas see võib nii olla? No üks institutsioon, kes seda kindlasti tahab, on post. Kas seal on ka teisi institutsioone, seda ma otseselt ei tea, aga üks institutsioon ja firma, kes seda tahab, on see sama post. Ütleme nii, et... Ja, aga mina kahtlen, et see post ei ole ainus institutsioon, nagu sa ütled, kes seda nimekirja tahab. Ja muidugi selle posti juurde tagasi tulla, siis mina kirjutan siin maikuu numbris ka, et see post tegeleb nagu üldiselt sisuliselt tegeleb ühiskonna lõhkumise või sabotaažiga minu arvates. Sest nad panevad postkontorid kõik kinni, sest nagu mingit põhjust seda postkontorit kinni panna ei ole, sest seal nagu mina olen suhelnud nende inimestega, kes seal näiteks on kuskil, ma ei hakka ütlema, missuguse postkontori inimestega suhelnud, eks. Siis on võib-olla jälle mingi neid probleeme. Inimesi käib postkontoris ja siis on hulk vanu inimesi on. Neil ei ole digipanka, nemad ei saa ka enam posti minna. Kui näiteks, seal, kus ma siin Eestis olen elanud, eks, seal on lähim post on Pärnus või lähim post on Haapsalus või lähim post on Tallinnas või Raplas vist on ka post, ma ei tea, või ei ole või enam. Ja siis ta läks posti, maksis oma arved, maksis meie lehe tellimise eest. Digipanka tal ei ole, nüüd tal posti ei ole. Ta ei saagi oma arveid kuskilt, ta ei saagi lehte tellida, ta ei saa tehingut teha enam, tal digipanka ei ole. Ainuke võimalus, kuidas see vana inimene saab teha tehingud on see, et ta palub kellegi teise nimel teha oma pangaülekanne, teha oma arve maksmine. Kujutad sa ette, kui sa pead kogu aeg tellima kedagi teist, kes sinu eest arveldaks ja peale selle pead sa veel usaldama tema kätte oma raha. Ma usun kindlasti, et 199 on ausad või vähemalt 90-9, aga nagu see on ikkagi ebamugav ja lihtsalt paljudel vana inimestel jääb tellimata meie leht, kuna nad ei saa sellest maksta lihtsalt. Ja muidugi see võimalus oli, et nad panid nagu raha kaarti vahele, et niimoodi me siis lihtsalt, mina saatsin ümbriku vahel oli rahakaart, seda panid nagu tellimise raha sinna kaarti vahele, panid siis selle kaarti ümbrikus oli aadressi juurde enne peal, panid margi peale, saatsid mulle. Ja
põhimõtteliselt me seda olukorda lahendasime ka mõnikord niimoodi, aga kui on mingi uus inimene, ta ei tea seda, tahab tellida, siis ta aga sa ei saa tervet lehe saatmist niimoodi lahendada, et sa paned ümbrikusse margi peale ja saadad kohale. Jaa, me oleme seda teinud, me tegime, saatsime, see on kutsutakse lihtkirjana saatmiseks, me saatsime. Aga sa tead ju, Sven, palju maksab üks mark nüüd või? Võt ausalt öeldes ei tea, sest ei ole kaua kokku puutunud. Kui me alustasime lehe välja saatmist, siis see maksis 60 senti. Ja me panime margi peale ja saatsime see kirja ümbriku. Ümbrik maksab ka midagi. Ümbrikut tuleb hulgimüügist osta ja seal ta maksab ka midagi märksa vähem kui kontori tarvete poest, aga maksab ka. Aga no nüüd maksab ju 1,80 maksab ju, 3 korda rohkem maksab ju. No, mitme aastaga ta nüüd on tõusnud sinna välja? Või ma ei tea, ega ta ei olegi nii mitme aastaga, sest no 60 oli ta ju väga-väga kaua. Ma ei tea, 10 aastat ei olnud, aga kui oli, no vist euro tulekust saadik oli 60 sendiga. Ja siis hakkas vist 90, mingi 1,20, 1,50, nüüd on juba 1,80. Ja sisuliselt Eestis kirja saatmine on nii kalliks tehtud, et kirja nagu sisuliselt saata ei saa. Eks. Ühest küljest jäetakse 10 000 vana inimesed ilma võimalusest oma varadega tehinguid teha. Minu meelest see on ränk kuritegu. See on kuigi riigivõim kuritegusid kunagi ei tee, aga minu meelest see on ränk kuritegu ju tegelikult. Inimesed ei saa oma varaga teha tehinguid. Ütleme, et see on see, et kuidas seda nimetada, digivaba vähemus või et neid inimesi tõenäoliselt on vähemus, kes ei saada. Ma ei usu, et neid inimesi nii suur vähemus. Siin on jutt on tegelikult 10 000 inimestest. Nad on selles osas on vähemus, et nendest ei räägigi. Neist ei räägi. Ma ei ole peavoolu meediast lugenud ühtegi artiklit, mis oleks kirjutatud nendest inimestest, kes selle digistamise hulluses jäävad ilma võimalusest oma varaga tehinguid. Ma ei ole ühtegi artiklit ega ühtegi saadet kuulnud. Võib-olla kuskil on räägitud, aga ei ole. Saabad ju kõigepealt, mis asi see post üldse on? Eks see post on vereringe ühiskonnas, mis peab kandmagi kohalikud asjad laiali. Eks. Aga kui su vereringe ei toimi tervenisti ühes organis, siis kujuta ette, mis su organismist saab või sellest organist saab. See tuleb vahe parem, kui hiljem amputeeritakse see organ. Selles riigis ju organid ei tööta, eks ole. Elektriga on mingi jama kogu aeg, see on niisugune kahtlane, ei toimi. Maksudega on mingi jama, muudkui tõusevad ja raha ikkagi ei ole, tuleb võtta laenu ja 2-kordistada riigi laenukoormust 2 aastaga. Et on näha, et siin asjad ei toimi, et see on see, et post ei toimi, see on lihtsalt üks osa sellest vigasest süsteemist. Postist ma saan veel aru, seal on 2 põhjust. Üks asi, et paljud inimesed saadavad neid e-kirju, siis paberkirja saatjaid jääb vähemaks ja kui seda teenust kasutab vähem inimesi, siis ta läheb kallimaks, eks ole. Seal on mingi loogika ja teine asi, väga palju on ju tänapäeval seda, mis need on pakimasinate majandust, et inimesed ostavad kuskilt asju võrgust odavamalt ja tuuakse pakid kuskile masinasse. Mina mäletan seda aega, kui mulle maale toodi ikkagi, tellisin näiteks Londonist raamatu, kuninglik post hiljemalt 2 päevaga saatis selle Eestisse, oli postiljon, sõitis autoga minu sinna külateele, pani selle raamatu sinna kasti. Nii. Siis pandi kohalik postkontor kinni. Ja see oli mitmeastmeline, seal kogu aeg läks see teenus viletsamaks ja lõpuks on see selline, et see sama postiljon ei pane mitte raamatut mulle sinna postkasti, vaid paneb lipiku, et sul on raamat, siis selle lipiku järgi ma pean helistama Tallinna kontorisse ja ootama seal, ma ei tea, tunde võib-olla 20 minutit miinimum, sest terve Eesti peale tundub olevat üks teenindaja või neid teenindajaid on nii vähe. Nii, siis see Tallinna inimene võtab Pärnu postiga ühenduse. Ja siis ma kuidagi lepime kokku mingi 4 tundi, kus ma pean olema seal oma kodus, et see postiljon saaks tulla. Aga kujutan ette, kui ma töötan kuskil, ma ei olegi tööajal kodus.
no võib-olla siis võib-olla seal, ma ei tea. Ühesõnaga, ma isegi ei hakanud seda süsteemi testima, ma lõpetasin raamatute ostmise sel kombel. See on absurd. Ma ei saa telefoni taga istuda ja kuulata seda tininat pool päeva ja siis istuda pool päeva kodus, oodata, kuni see sama postiljon, kes selle paberi mulle postkasti tuli, toob siis lõpuks toob mulle selle raamatu ära. See on täielik sabotaas, mis sa kirjeldad. Päriselt, see on päriselt niimoodi. Seda on raske uskuda lihtsalt. No nüüd on tulnud pakimasinad. See on selle asja nagu muutnud. Sven, see pakimasin ei ole mitte areng, Sven, see on allakäik. No mõnikord on ta allakäik. Sa näed nagu asju valest otsast. No ütleme, et seal, kus mina elan, seal on lähim pakimasin on 30 kilomeetrit. No. Vana inimesele tuleb pakk, no kuidas see vana inimene läheb, toob sellest pakimasinast selle paki ära, ütle mulle. No minul on 8 kilomeetrit. Kui tal ei ole autot, eks, ta ei sõidagi autoga, ta on vana. No tahetakse, et maal oleks elu, aga miks seda elu maal siis 2 käega hävitatakse ja suure ilase suuga igal pool raadios ja telekas räägitakse, kuidas maaelu edendatakse. No ja maaelu edenes nii kaua, kui oli postiljon, kes oma autoga neid pakke vedas, siis ta lõhkus jäätunud mingid jääkolaka otsas oma auto põhja ära, seda talle kinni ei makstud, siis ta lõpetas selle töö. Ja siuke asi ju küll. Siis oligi läbi, see oli viimane inimene, kes hoidis seda süsteemi käigus ja kui ta auto läks katki ja talle seda kinni ei makstud. Nad pidid vahepeal küll oma autoga laiali viia. See oli ammu muidugi. See oli ammu, aga oli küll siuke asi, et neil pidi oma auto olema. Ja see süsteem on kogu aeg lagunenud. No, linnas ei ole nagu ära seda midagi. Ei ole lagunenud, vaid seda on laostatud kogu aeg. Saavutatakse see, et ühiskond ei toimi enam, inimestel ei ole nagu seal, ma ei tea, kui on võimalik elada, siis no, aga see ei ole mugav ega meeldib elada. Ega post ainult ära, kaovad ära kauplused. Kauplas on viimane asi, mis... No me räägime postist praegu. Aga post on üks riigi teenustest, aga selliseid teenuseid on veel. See on näiteks meditsiiniteenused erinevad, mis on ära kadunud ja ainult suurtes linnades kätte saadavad. Politsei, tuletõrje, kõik need asjad ju haihtuvad. Ma ei tea, mis sinul on lähedal väike linn, mul on seal nagu Abja on suhteliselt lähedal, sealt on kõik asjad ära kadunud. Enne oli seal 6 eriarsti, oli okupatsiooni ja nüüd on seal vanade kodu ainult ja mingit muud meditsiini ei ole, politseid ei ole. No jah, leiba saad osta poest ja ma ei tea, kas seal postkontor on või ei ole. 20 kilomeetri kaugusele niikuinii sinna postkontorisse ei läheks. No vaata, aga Sven, see post, me rääkisime vereringest, mis kannab kõik asjad laiali ja see post on muidugi ma alla hindasin meditsiini, aga see on, ma ei tea, see võib-olla on sõjaväe järel või mingisuguse politsei järel tähtsuselt mingi teine funktsioon või tarve, mida riik peab täitma, eks. Sest kui me hakkame posti erastama, siis posti me ei saakski erastada, mitte kunagi me ei saagi, ta peab olema riigi osa. Riik peab tagama oma selle kui ta on riik, eks, siis ta peab tagama selle ühiskonna toimimise, ta on ennast selleks kuulutanud. Ta on ennast selleks kuulutanud ja need poliitikud ja muud, ma ei tea, kus kohas on kõik need poliitikud ja ametnikud ja muud mölalõuad, kui siuke ühiskonna hävitamine toimub või siuke sabotas toimub, et post pannakse kinni, et inimestel nad ei saa oma asju ega kirju tuua ega viia kuhugi. Sinul oli post olemas, aga see post enam sinu kasuks ei tööta. Ja mina arvan, et seal on erinevad põhjused. Üks asi võib-olla keegi, meil on ju jälgimisühiskond, meil oli hulk mingeid niinimetatud liikluskaameraid, mis illegaalselt jälgisid. Need on alles kõik, need on kõik alles. Nüüd on nad seadustatud, nüüd nad võivadki olla. Kuidas neid kasutatakse, ega me ei tea täpselt. Aga milleks need on üldse olemas, milleks neid kasutatakse, kelle neid vaja on? Milleks on vaja, näiteks ma sõidan seal kuskil mingisuguse Rapla Märjamaa vahepeal või seal on mingi unikaamerad on äkitselt üleval, mingi 3-4 tükki, eks või. Kõik ühe koha peal igaks neid. No
kellele või milleks neid on vaja, et inimesed sealt autodega läbi sõidavad? Kellel on milleks need nägused ja numbrid, kellel on milleks vaja? Jälgimiseks. Ja, jälgimiseks. Me teame, et aparatuur jälgib sinu panga väljavõtteid. Milleks nad jälgivad tavalisi inimesi, kes elavad seal Raplas ja Märjamil, kes sõidavad seal edast tagasi ühest kohast teise enda, ma ei tea, mis nad see keskäib tööl, keskäib tuttavate juures, keskäib. Miks kuulatakse 10 000 inimesi pealt? Miks võetakse välja, ma ei tea, kui paljude tuhandete inimeste panga väljavõtted? See on üks ja sama süsteem. Sven, tahad näha, oota, räägi, ma saatejuht ei lase Svenil rääkida, jumala eest räägi. Aga ma saan aru selles mõttes, et sul on selline jama kaelas, eks ole, et see loomulikult keeb nagu üle. Aga lihtsalt meil on nii palju märke sellest, et meil on totaalne jälgimisühiskond, kus jõustruktuurid ilma igasuguse seadusliku aluseta jälgivad, kus sa liigud, jälgivad, kellega sa räägid, ilmselt ka seda, millest sa räägid, jälgivad seda, mida sa ostad, kellele sa raha üle kannad, kes sulle raha üle kannab. Ilmselt nüüd oli uus lugu, oli mingi terviseandmetega on mingi jama, keegi nuhib neid terviseandmeid nagu metoodiliselt. Ilma igasuguse aluseta, lihtsalt jõustruktuurid möllavad ja tegutsevad ja ma üldse ei imestaks. Näiteks hea näide oli see, kuidas seda süsteemi kirjeldab veidi need romaanid, ma ei tea, kas oled lugenud Sündikat 1 ja Sündikat 2 Ronald Tamme varjunime all ilmunud romaanid, nagu sellised politseiromaanid, mis siis kirjeldavad Eesti riigis toimuvat korruptsiooni. Rahapesu näiteks, narkoäri, riigipööret, kaporatuuri riigipööret, kus siis korrumpeerunud ametnikud, kapo, politsei, prokuratuur teevad mida tahavad, ajavad Vene luurajatega mingit üüratud rahapesuäri, ajavad narkoäri, ma ei tea, teises köites tuleb juba relvaäri ja need ei ole nagu kõik välja mõeldud asjad. Enamus nendest episoodidest on ajakirjanduses läbi käinud, et seda raamatut on ju analüüsitud seal Objektiivis ja mitmel pool päris põhjalikult. See näitab süsteemi, aga see nuhkimine on kõigele seal veel lisaks, totaalne nuhkimine. Ma ütlen, et ma ei ole Sündikaati, tähendab, ma lugesin esimest osa, jõudsin poole peale. Teist ma ei lugenud, esimest ma lugesin poole peale. Minu meelest see oli nii igavasti ja kehvasti kirjutatud, et ma ei suutnud seda rohkem edasi lugeda. Muidugi, kui sa tahad nagu lihtsalt tehniliselt teada, mismoodi, mida seal ühest kohast teise liigutati, siis lihtsalt sa loed nagu mingit firma majandusaruannet, aga nagu selles suhtes. Jah, nii ta ongi, sest sul on ju raske neid asju, kuigi nad enamus on ajakirjandusest läbi pannud, üheks pildiks kokku panna. Ja ega kapo endine mingisugune tüüp ei saa ju ka nimede ja nägude ja kuupäevadega seda kõike kirja panna. Ma ei tea, mis temaga siis tehakse. Ta saab mingi karistuse ja menetluse ja sureb ära võib-olla selle menetluse käigus. Võib-olla sureb ilma menetluseta. Võib-olla ka sureb ilma menetluseta, aga see ilukirjanduslik vorm on lihtsalt selleks, mina saan sellest niimoodi aru, et anda see info nagu ühe paketina edasi. Et kui sa oled sellega kursis, siis ilmselt on seda väga igav lugeda, aga mind nagu huvitab, kuidas see ühiskond on nagu väärastatud ja kui korrumpeerunud see on. Ja kui keegi sellised andmepakid nagu välja käib, siis mina olen küll tänulik selle eest. Ja muidugi mina arvan, et mu arvamus võib olla ka ma arvan, et see võib olla ka väga-väga tõenäoline, sest ma olen siin päris palju sihukest asju lugenud, ütleme, salateenistuste toimimise raamatuid on endiselt need, kes on sealt ära hüpanud, on välja andnud raamatud. Kunagi võib ju neist rääkida ja näidata. Ja ma arvan, et see on vajalik. Siin saates korra võtta sealt mingi 3-4 tükki ette neid ja siis need andmed kõik, mis nende kaamerate ja võib-olla minu tellijate andmed ja need müüakse raha eest välismaiste salateenistustele. Minu arvates. Ja kes kasutavad neid Eesti riigi ja rahva kahjustamiseks ära. Ja, see on, aga need, kes müüvad, need saavad raha. Sellepärast on ka need kaamerad seal kogu aeg Rapla ja Märjamaa vahel, mingi 3-4 tükki vaatavad igal poole. Et sealt äkki kuskilt mööda hiilid. Kui see juba mööda hiilid, siis Aga ütleme, et üks
üks episood, mis selle romaaniga nagu seostub, on see, et kui romaani teine köide ilmus ja loomulikult väga hästi läks, ta on raamatupoodi ja vähemalt Apollos oli, kui ma viimati vaatasin, oli edetabelis, seal ilukirjanduse nädala müügitabelis oli number 2 oli esikohal ja see esimene köide oli teisel kohal ja mõlemad olid läbi müüdud. Et ikkagi tundub, et inimesi huvitab see ja erutab see, kui halvasti meil riigis asjad on. See on väga hea ju. Ei, see on positiivne ja väga mõistlik, et tavaliselt ju need raamatud kas ei räägi millestki või valetavad. Et seal ma arvan ikkagi on suurem osa on tõtt. Vähemasti kui Kuu-uurijas olid 3 selle raamatu prototüüpi, kes siis on teiste nimed all seal. Ja siis, kes nad olid? Need olid Kersti Kracht, Martin Helme ja üks, mis ta oli, rahapesu andmebüroo, kas ülem või mingi tähtis. Ühesõnaga üks väheseid ausaid inimesi, kes arrestis rahapesijate arveid ja takistas seda rahapesuäri. Ja ta sai ise menetluse kaela, ühesõnaga kõigepealt sunniti töölt lahkuma, siis kriminaalasjad värgid, et teda tükeldati ikka korralikult, ta on sellest ka rääkinud Objektiivi ühes saates. Et need mehhanismid, mis Eestis nagu töötavad, on ikkagi kaunis julmad. Mis ta nimi oli? Ära nüüd nii küsi, et selles mõttes ma ei... No ma arvan, et kuulajatel, vaatajatel Vainukask on ta raamatus, aga kui ta... Keeruline ei ole seda nime vist kuskilt leida. Ma arvan, et Objektiivis Markus Järvi neid intervjuusid nagu jälgida, neid ei ole seal nii palju, et ei leiaks üles seda rahapesu andmebüroo nagu endist töötajat sealt, et kindlasti leiab väikese vaevaga. No, selle sama postiga on ka ju selline asi, et ma ei tea, millal see on tulnud, et kui sa kirjutad naabermajja kirja, eks, paned selle 1,80 margi peale, võib-olla see on üks põhjus, miks ta nii kallis on, siis seda ei jagata kohalikus postkontoris sinu naabrimajja, vaid see viiakse kõigepealt Tallinnasse. Ja siis Tallinnast tuuakse sealt tagasi ja siis viiakse alles naabermajja. Siis tekib küsimus, et miks näiteks kuskil siin Pärnu linnas, eks, ühe naabermajja saadetud kiri viiakse Tallinnasse ja tuuakse sealt tagasi siia samasse Pärnusse ja samasse kuhugile naabermajja tuuakse. Mis ta ka seal vahepeal juhtub? Nõukaajal öeldi, et valgustatakse läbi, ma ei tea, mis tänapäeval tehakse. Nii et armsad kuulajad, vaatajad, kui ma eksin, kui see nii ei ole või kui olete postis töötanud või teate, mis seal juhtub, no ma arvan, et kui seal midagi juhtub, siis see on kõva riigisaladus jälle, ega siis see sellest rääkida ei tohi, see on kõva riigisaladus, nagu nii, mis nendega juhtub. Aga kui te teate sellest midagi, siis võtke meiega ühendust või kirjutage meie lehe sinna saate kommentaarides. Aga ma võin öelda, et üks asi, mis võib juhtuda ja mis paljudes firmades on juhtunud, on see, et kapo töötaja tuleb ja näiteks ütleb, et ärge võtke seda inimest tööle, et ta on kahtlane. Meil on tema kohta andmed. Selle inimese kohta tal ei ole esitatud süüdistust. Tema kohta ei ole uurimist, aga tema kohta on andmed. Kus need andmed tulevad, mis alusel need andmed on? Võib-olla nad tulevad sealt kaamerast. Oskad sa tuua näiteid, et inimestega, kellega on niimoodi juhtunud? Ma toon sulle näiteks Sinisalu intervjuu Ekspressis, kes ise siis, Sinisalu on üks prototüüpidest, sündikaadi prototüüpidest, endine kaitsepolitsei juht, kes nüüd on siis Tartu Ülikooli professor koos minu klassivenna Alar Streimaniga ja ühe propagandisti, ma ei mäleta, kes lehtedes sõjauudiseid kirjutab. Kõik sellised väga väärikad inimesed. Hoidku jumal, sellised professorid, kes on juhtinud euro läbirääkimisi ja teinud sõjapropagandat, nii et luu paistab, sõnaga selliseid tüüpe veel. Et siis Sinisalu selle ajakirjanduses ilmunud andmetel siis võttis ise ühendust Ekspressiga, kuna ta tundis ennast ilmselt puudutatud sellest romaanist, juba teine romaan järjest hullemaks läheb juba riigipööre, eks ole. Ja ühte kapo töötajat seal kujutatakse selle arhitektina, selle riigipöörde arhitektina, et ta pöörab riiki selleks, et tema rahapesu välja ei tuleks. Nii. Ja siis ta võttis Ekspressi ajakirjanikuga ühendust, et rääkida, kuidas asjad tegelikult on. Ja tegelikult on niimoodi, et see raamat on jama. Ta ei ole seda raamatut ise lugenud, aga ta väidab, et see raamat on jama, et seal on mingid killud segatud fantaasiaga ja tegelikult ei ole üldse nii, aga mis on huvitav, ta kirjeldab seda, kuidas kapo siis ühesõnaga ütlebki, läheb firmadesse ja ütleb, et ärge seda inimest näiteks tööle võtke. Sellised, meil on andmed, inimene on väga kahtlane,
täpselt ei seletata. Ma tean toimetajad, kelle juures on kapo töötaja käinud ja öelnud, et ärge selle inimese asju nagu avaldage, ta on ohtlik. Ja. Tõsi ka, jah. See on, no siis see on sulle, sa oled ju siis otsene tunnistaja sellise asja. Jah, aga see ei olnud mina see inimene, üks teine autor, aga ühe sõnaga, et on näha, et jõustruktuurid sekkuvad, et ma arvan, et näiteks samamoodi või see üks võll tulla Eesti Posti ja öelda, et ärge seda lehte enam laiali andke meile kõigi nende tellijate nimekiri ja lõpetage see pull, eks ole, et see on paha leht, meil on andmed, paha leht, ärge tegelege. No, ja nad teevad niimoodi, Sinisalu ise lahtise tekstiga Eesti Ekspressis seletab, kuidas see mehhanism käib, et meil ei ole isegi vaja seda romaani lugeda, me loeme ajalehest, õige otsesest allikast, kuidas toimub, tont teab mis, no, aga see on, mis seaduslik alus. Tead, mis asi see, mis on, mis sa räägid? No, see on kuritegu ju tegelikult. Jaa, rahapesu oli ka kuritegu, aga kui FBI endine ürem seda uurima hakkas, siis valitsus kukkus ja see ei olnud kuritegu, see oli juhus. See on diskrimineerimine, see on kitsendamine, see on paragrahv 152 Eesti praeguses karistusseadustikus. 152 paragrahv, kui sa diskrimineerid, kitsendad kedagi vastavalt tema päritolu ja ma ei tea, mis see soo, seal vanus ja seal on pikk nimekiri ja seal on ka poliitilise, no kuidas öelda, maailmavaate järgi. Täpselt nii. Ja siis see, kui see Sinisalu jünger või ta ise sinna kuhugile läks firmasse või toimetusse ja siis niimoodi tegi, see on, kui seda teeb riigiametnik, siis see on kuritegu. Meil ei ole põhjust selles kahelda, et niimoodi tehakse. Ametnik on ise seda nagu seletanud, kuidas see asi käib. Ja see on imelik, et miks ta seda tegi, miks ta selle üles tunnistas. Ei olnud ju nagu otseselt vajadust, keegi... Ta ei pannud tähele lihtsalt, mis ta rääkis. Ta on nii harjunud sellise meetodiga, et ta isegi tule selle peale, et minusugusele kõrvaltvaatele tundub see täielik nagu õudus, mis toimub. Ja sulle tundub kuritegu. No nüüd tundub mulle ka kuritegu. Minule ei tundu kuritegu, vaid ma olen täitsa kindel, et see on kuritegu minu veendumuse järgi. Minu arusaamise järgi sellest karistusseadustiku paragrahvist, mis peab olema niimoodi kirjutatud, et iga loll tast aru saab, sest ei ole mõtet ju teha karistusseadustiku, millest keegi aru ei saa ju. Siis teevad niikuinii kõik, mis tahavad. No aga meil on kuritegelik jälitamine nii pankades, tänavatel kaameratega, haiglates või ma ei tea, mis meditsiiniasutustes, telefonifirmades, üks rikkur andis nüüd ju ühe telefonifirma kohtusse, sellepärast, et sealt tilkusid andmed nagu jõustruktuuri ja väga huvitav kohtuasi minu meelest. Pruunsiller on minu meelest 350 miljonit. Tal on püssirohtu küll, et paugutada ja struktuur... No, tal ei saa vähemalt raha otsa. Tal ei saa niipea raha otsa. Ühe kohtu asjaga sellega otsa ei saa, aga mis tema, ma arvan, et mida kõik võimsad struktuurid siis teevad, ongi huvitav näha, kuidas asi nüüd nagu laheneb, et kes kellel kaela käänab. Minu meelest on tore, et keegi hakkab vastu. Keegi hakkab vastu ja kellelgi, kellel on tavaliselt ärimehed on ju limukad, ega neid ju kunagi vastu ei hakka. Need on nagu kirjanikud, need on kohe käpul ja kirjavad tagumiku ette. Ükskõik kust poolt mingisugune nõudmine ja selline läheduse nagu vajadus tuleb kohe, kõik sobib, kõik. Aga et on ikkagi veel nagu mingisuguseid nagu helgemaid laike selles õudses nagu sudus, mis siin valitseb. Et saame näha, eks see kõik ju võtab aega, kohtuasjad ju käivad pikalt. See Sinisalu on, nüüd on, kui ta on seal on, sa räägid, on professor, Tartu ülikooli professor ja ma ei tea, kas ta siis ka professor oli või tal meeldis ju või meeldib ka rahvadele esinemas käia siin ja seal. Ja. No ikka. Ma ei tea, kus ta oli esinenud ja siis mulle räägiti, et keegi oli tulnud ja küsinud, et mismoodi see on, et kui seal Hatole mindi ja löödi uksed ja aknad sisse, politsei tuli maskid ees ja helikopter lendas maja kõrva maandus ja et mis see siis oli, et mis pärast ja nii edasi, et siis ta oli just sealt öelnud, et vaadake, et Hatto, et ärge sellise inimesega nagu hoidke tast eemale. Aga võib-olla räägiti seda ka Eesti Postis. Hoidke sellest Hatto rahvuslikust teatajast eemale. Mõelge midagi välja, muutke lepingut. Teie töö on see asi ära teha.
kui sul uksed maha lüüakse ja sul käed raudu pannakse ja sulle öeldakse köögipõrandal oled näol, öeldakse, no ajakirjanduslik tegevus lõpeb siin. Miks seda sama sõna ei võiks keegi öelda ilma maskita ja ilma relvata kuskil Eesti Posti kontoris või ma ei tea kus. Ma ei tea, milleks see lugu lõpeb. No lähenud lugu ei ole veel lõppenud, lugu jätkub. Kõigepealt uksed maha, käed raudu, siis leht nagu rajalt maha. Tundub, et sinu ajakirjanduslik tegevus ei sobi võllidele. Sa ei oska kirjutada nagu peab. Kõik on valesti. No ei tea. Loodan, et meie vaatajad naljast aru saavad, aga tänapäeval ei ole see ka kindel. Et minu meelest see nagu mahub mustrisse, et sulle nagu ei lähe need asjad hästi. Ja kui üks asi on läinud, uks läks nüüd selle seltskonna pärast, miks siis nüüd see laiali kandmine selle sama seltskonna pärast ei võinud halvasti minna? Mina näen siin mustrit ja minust siin haisev jõustruktuuride järgi. Ma ei saa tõestada loomulikult. Aga nendega ongi niimoodi, et seega sa ei saagi. Me siin võib-olla nüüd edaspidi saates jõuame, räägime ka sellest, et ega seal üheselt võib-olla mitmeid asju ei saagi selgeks, et need jäävadki selliseks. Või siis näiteks kunagi seal keegi üks võllidest läheb teistega tülli ja kirjutab raamatu. Selline võimalus on olemas. Siis selline ilukirjanduslik, nagu tõetera võib sealt ju tulla, ega me ei tea. Siis kui ma Rootsis elasin, siis seal oli Rootsi postkast oli, postkasti peal oli kellaaeg 17:00. Kui sa ennem 17:00 panid kirja posti, siis see kiri oli järgmise päeva hommikul kohal. Ükskõik kus kohas Rootsis. Kusjuures Rootsi on 2000 kilomeetrit ühest otsast teise, kui suur Eesti on. 1000 kilomeetrit põhja Stockholmist, 1000 kilomeetrit lõunasse ja see kiri, mis pandi nagu enne kella 5, ennem 17:00 pandi sinna postkasti, see oli järgmise hommikul oli selle firma, kellele või inimese saadeti, see oli post tõi selle sinna laua peale, võt nii peab post töötama. Kusjuures 2000 kilomeetrit, kui suur Eesti on, kas Eesti on 2000 kilomeetrit ühest otsast teise või ei ole? Ei ole. Jah. Aga Eestis on, mis seal postkasti peal on, seal on 2 T ja N, teisipäeval ja neljapäeval. Kell 8 on kirjutatud. 2 korda nädalas. Ma olen näinud sellist pilti. Võib-olla iga postkasti peal ei ole, võib-olla iga peal ei ole, aga mina olen näinud. Kus sa postkasti nägid? Kuule, ma vist nägin. Neid on väga raske leida tänapäeval. Ja siis kell 8. Mis tähendab, et see inimene paneb selle kirja Eesti kliimas, kus on niiske, külm ja märg ja siis see kuiv kirjapaber kogub 2 päeva seda niiskust 100%-lise näiteks sügisel seda õhuniiskust enda siis see 2 ööpäeva ennem kui see postiljon tuleb sealt viib selle minema, ega siis Rootsis seda postkasti ilma aegu ennem õhtut ei tühjendatud, ennem ööd. Nad jäänud ööseks, need postkastid siin, kirjad sinna veel vähem, et ta nagu see kiri seal mingid 2 ööd seal, kuidas öelda, õhuniiskust seal sisse imeb. Reede, laupäev, pühapäev, esmaspäev. Juba 5 päeva tuleb ära. Jah, seda on hea teada, võtta ise ju ei, mõtle, minule ei ole mina olin seal, mina imestasin, et kuidas nad suudavad seda, et paned ennem kella 5 kirja suvalise postkasti ja 1000 kilomeetri pärast järgmisel hommikul on ta kohal. See oli riigi osa, see ei olnud mingi erafirma, see oli riigi teenus, mis riik osutus oma kodanikele. See on riigi kohus, et ühiskond vereringe võimalikult hästi toimiks. Me rääkisime vereringest. Kui su veri käib aeglaselt või kui ta on paks või siis on arst hakkab sulle rohuunikut välja kirjutama, eks Eestis praegu. Eks selle peale mõni postiametnik ütleb, et kõik käib meiliga ja veel kiiremini. No tänapäeval käivad paljud asjad meiliga, on neid asju, mida ei saa meiliga kuidagi moodi saada. Ja sageli on ettevõtted, kes alustavad oma tegevusteks. Nende jaoks on post kõige olulisem, sest nad saadavad vähesed tooted laiali postiga, eks neil ei ole mingid reklaamid, kaubanäidised, eks.
neil ei ole ju mingeid lepinguid mingite kulleri või transpordi või laiali vedamisfirmadega, algajad ettevõtted. Ja nemad just kasutavadki posti, ja kui see post on, post on nagu astronoomiliselt kallis, nagu, või ütleme, olukorrale mitte vastavalt kallis nagu Eestis, eks. Kui ta ei toimi, siis paned sinna kirja sinna postkasti ja sa ei teagi, millal ta sealt ära viiakse, kogub mingid 2 ööpäeva niiskust seal sees, eks. Ja mis maksab veel rubla 80 kopikat kogu see kiri, mis seal niiskust kogub, eks. Kusjuures 1,80 maksab see kiri, mis mitu päeva peab sinna postkasti niiskust kogumas, maksab see kiri. Kui sa ei saadagi seda kirja üldse, siis lähed jala kohale juba varsti kirja asemel. Need postimasinad osa on juba odavamad kui see 1,80. Ma ei tea, siin on mingist väga, post on riigi osa ja ta on nagu riik pakub teenuse, selle teenuse osa, kas see, ma ei tea, kas Eesti seadus on kirjutatud, tagab kirjavahetus saladus. See tähendab, et sinu pakki ei ole sealt niimoodi lahti kistud ja sealt otsa. Juba odavamad kui see 1,80. Ma ei tea, siin on mingist väga, post on riigi osa ja ta on nagu riik pakub teenuse, selle teenuse osa, kas see, ma ei tea, kas Eesti seadus on kirjutatud, tagab kirjavahetus saladus. See tähendab, et sinu pakki ei ole sealt niimoodi lahti kistud ja sealt otsa. Mina olen saanud Vene kirja, mis oli lahti võetud, mille peale oli pandud lipik, niimoodi liimitud, siuke mingi nagu, ma ei oska öelda, mingi formular, mis oli siis käsitsi täidetud, et sellest kirjatud sisu seal ajal seal kohas. Ma ei mäleta, keegi oli mingid väikest nipet-näpet pannud sinna kirja sisse, mis loetud, keelatud sisu ja mis asjad need olid, mis on ära võetud. No see on üldse ka kirja ja postiga nagu lõhkeainet saata ei tohi, eks see on asja. See tohi vist üldse sinna midagi sisse nii väga panna. Ega ei tohi küll, jah. Aga kuna oli pandud, siis oli ära võetud. Kergesti süttivaid aineid samuti ei tohi saata. On ka mõnikord põhjuskiri lahti võtta ja sealt midagi, aga siis on selle kohta ka lipik seal kirja peal, et seda on tehtud, miks ja mis asi. Ka seda on olnud. Algajaid ettevõtjaid Eestisse ei ole vaja. Uusi ettevõtteid ei ole vaja. Ei ole ka vanu vaja, sest paljud lähevad pankrotti meie väärastunud energiahindade ja kalliste maksude ja täiesti ebamõistlike ettekirjutuste tõttu. Ma olen sinuga täiesti nõus. Et seda juhtub. See riik ei ole mõistlikult korraldatud. See ei ole. See on ebamõistlikumaks muutunud järjest siin. Me näeme elektri hinna pealt, kuidas mingisugustest luuludest luuludest kantud energia, mingisugune utoopia teeb kogu aeg kallimaks elektri. Kuigi pidi olema odav. Ma mäletan, kui peaminister Michalile umbusaldust avaldati, siis ükskõik mida küsiti, tema ei saa nagu midagi aru, et tema taha, kus te ei taha odavat elektrit siis või miks teie odavat elektrit? Mina küll tahan odavat elektrit, head odavat elektrit. Aga kui odav ja hea see elekter on, praegu on veel enam-vähem hea, aga nii hea ei ole kui vanasti. Mul on talus olnud ikka nii, et osa lambipirne põlevad, osa on kustunud ja osa põlevad nagu seasilmad niimoodi hämaralt nagu selline elekter. See on meie teema oli seekord post, see elektri ja vahelduvvoolu teema on päris keeruline teema, et siin on asjatundjad vaja, seal on olemas sagedused ja seal on omad faasid ja kõik. Vanasti sellist pulli ei olnud. Et asjad me ühendasime ju Venemaast lahti, et ilmne on, et see Eesti süsteem ei suuda neid näitajaid hoida ja kõige hullem on see ju kodutehnika hakkab ilmselt mingisugune osa hakkab katki minema. Ja arve peal on uued read, sagedustasu ja saarteenus või mis nad olid. Sagedusturg on tekkinud, elektril on mitte ainult börs, vaid ka sagedusturg. Et kui see süsteem hakkab nagu untsu minema, siis tuleb kuskilt midagi osta, ei ole palju maksta. 6000 ühikut mille eest. Aga ütleme, et post ei ole ainus asi, mis on nagu meelega ära rikutud.
no aga ma arvan, et post on ikkagi väga oluline asi, et ega see mitte vähem oluline ei ole kui elektriga varustus, sest kui sa ei saa asju ühest riigis, ühiskonnas asju lihtsalt ühest kohast teise, eks no, kui sul on see vastuvõtja on kuskil, elab seal kuskil, no ütleme, Pärnu ja Haapsalu vahel on vana inimene, ta ei saa selle kuhugile järgi minna, siis noh, tal ei ole postkontorit kuhu minna, tal ei ole posti kuhu minna, eks. Ja no, see ei saagi, eks ta ei saa seda pakki üldse posti pannagi, eks no, võib-olla siis saab mingisuguse kulleri tellida ja siis need asjad, hinnad on mingisugused juba siuksed, noh. No siis see on siis mine sõida ise juba autoga vii kohale, eks. Ajaleht tuleb raamatu hinnas võib-olla. Jah. Aga jah, ma ütlen, et sina oled ikkagi erijuhtum ja arvan, et sinuga tegeletakse, kuna sinuga on tegeletud, võib-olla tegeletakse edasi. No ma ei tea, mis neid siis häirib, mis selles lehe numbris näiteks võis olla sellist, ma ei tea, kas... No see, mis siin lehe numbris sellist oli, seda me vaatame nüüd varsti kohe saates edasi. Ja, et postiteenistus ei tööta, aga ütleme, et osa lehti ju siiski jõuavad tellijateni. No praegult küll jah, aga nad isegi räägivad, et isegi neid ei hakata viima. Ja... No mis siis põhjuseks on? Sama asi, et tellijaid liiga vähe. Post erastatakse ja siis hakkab erafirma otsustama, et mida ta viib laiali ja mida ta ei vii. No, ma ei kujuta seda ettegi, kuidas riigiteenus on erafirma, kes otsustab, kas seda teha või mitte. Kui sul on sõjavägi ja see on erasõjavägi ja siis sina võid öelda, et sa kaitsed, aga nemad otsustavad, et kaitsmine on liialt kallis, et nad ei hakka kaitsma. No. Mis sa siis teed, kui sul selline kaitsevägi on? Siis on juba sõjavägi ka mõtet ju ära erastuda. Vähim pakkumise peale panna, et kes Eestit kaitseb. No, ma arvan, et venelane tuleb ja kaitseb. Venemaa kaitseb vist tasuta, et isegi võib-olla maksab peale. Ära sa seda ütle. Siis oleks, aga see on sama tark kui posti erastamine. Siis võib ju kuskil, kui posti erastamine, siin tehti ju mingisugune suur, kuidas öeldakse eesti keeles on see raport, on aruanne, eks. Tehti aruanne, kui mitu kasumit on teeninud, mitu miljonit see, et post on nagu seal töötanud, väga hea, et post on nagu ära lakanud toimimast, vähemalt on, see on nii mitu miljonit kasumit, riik on vist ise selle raha sinna sisse maksnud, siis on väga hea, et noh, mis on riigi eelarves, on mingi mitukümmend miljardit, mingi 20 miljardit on seal, mingid paar miljonit on säästetud sellega, et on terve ühiskond on ära halvatud, eks no, mida sa võid ju niimoodi öelda ka ju, et erastame ära sõjaväe või riigikaitse erastame ära ja vähem pakkumise peale, kes kaitseb, et näete, siin tuleb naaberriik meil suur ja annab meil isegi maksab peale, kui nad saavad meid kaitsta. Vaata, palju me oleme teeninud, eks, kas see on mingi mõistusega inimese jutt või? Sa Jaan räägid nagu see meie riigikaitse oleks mingisugune mõistlik asi. Näiteks oled kuulnud sellest, et üks riiulifirma, kus ei ole olnud käivet ega töötajaid ega mitte midagi ei ole toimunud, sai 400 miljonit, no et teha mingisugust kaitseasja, midagi kaitsele hea. Ilmselt selle firma juhid olid varem töötanud kuskil kaitsestruktuuris. No kas ministeeriumis, kaitseväes või selles, mis ostab relvi selles asutuses, tavaliselt nad on nendest kolmest harust. 400 miljonit või? Jah. Vist kõikide Eesti pensionite kogu summa või vähemalt ei ole nii suur. Räägitud. Ma ei ole ise küll nagu seda artiklit, sellist artiklit ongi üldse nagu minust tehti arupärimine selle kohta. Vastust vist ei ole veel tulnud. Aga mulle meenub see, et kui Tšehhis on üks suur relvafirma, Tšehhi on päris tubli relvatootja. Et kui nad ostsid Colti firma Ameerikast, kõige kuulsama Ameerika relvafirma, siis see maksis 220 miljonit. 220 miljonit ja lisaks nad ostsid aktsiaid, aga seda täpselt ei tea, need olid mitu dollarit see aktsiatükk oli, aga ütleme võib-olla 20, võib-olla 40 miljonit läks veel juurde, pigem vist 20. See ei saa küll tõsi olla, mingi riiulifirma 400 miljonit saab riigi eelarvesse mingi.
No kuidas ei See saa on tõsi kõlakas olla? ju. Meil läks Kaitseministeeriumist kaduma 700 miljonit, mille kohta ühtegi paberit, midagi ei ole. Lihtsalt ei ole, oli, enam ei ole. Seda Riigikontroll ütles seda 700 miljonit. No mina ei ole sulle seda öelnud. No, Ei usu, see on ju täielik sa ei usu. kokkukukkumine juba siis. Aga see ongi kokkukukkumine. See ongi. See on läbi. See on lõpetatud. Saad ära, kogu see kaitsejutt ja kindlad käed ja mitte kunagi üksi ja tohutu sõjahüsteeria sinna kõrvale ja siis see sõjaeelarve kasvatamine. Ja siis see 700 miljonit kaob ära lihtsalt. No, sinu jutu järgi vähemalt. No vähemalt ei ole pabereid selle kohta, kuhu ta läks. Järelikult võib öelda, et on kadunud. Kes siis seda rääkis? Riigikontroll. Ma mäletan seda. Mis Riigikontrolli aruannes? Eesti riigi... Mis aasta või mis? No, see oli mingi võib-olla vähem kui aasta tagasi. Mälu järgi. Ja mõnest oli väga värvikas episood oli näiteks see, et Riigikontroll tahtis saada näha lepinguid. Ministeerium näitas 2 lepingut. Leping 1, leping 2. Meil on 2-sugused lepingud. Ühed on sellised, teised on sellised. Tutvuge. 2 lepingut. Niimoodi käivad asjad. Mis arvad, see post peaks paremini käima? See on kaitse. See on kõige tähtsam asi riigis keerulisel ajal. Nii on mulle meelde jäänud. Nii ma lugesin seda lehest. Võib-olla see mälu on nii halb, et kõik on vaesti. See 700 miljonit oli kirjas. Seal oli osa mingid ettemaksud, millest ei olnud midagi saadud, olid mingid ülekanded firmadele, mis olid kas valesti või nagu tehing oli lõppenud. Tõstke veel maksed. Ametnikud ei viitsinud raha tagasi küsida, liiga keeruline on seda raha tagasi saada. Ma ei tea, kui palju miljoneid seal jälle oli. Ma ei viitsi seda raha tagasi küsida. Mingi pabereid tegema, ma ei taha. Selline mentaliteet, kaitseministeeriumis või mis ta meil on. See ei ole naljakas ka. Kohutav, täiesti kohutav, aga vaata, need on jälle jõustruktuuri asjad, need on salajased ja me ei saa ju teile kõike öelda ja ega sõja asi on ikka salajane. Aga need nagu ütleme poliitiline kontroll, nemad peavad ju, neil on ju riigisaladuse õigus, nagu see riigikontrolör on, eks. Neil on riigisaladuse õigus, nendele tuleb ka riigisaladust ilmselt usaldada. Siis öeldakse, et see on NATO saladus. Ma seda ei oska. Need on erinevad saladused, sinul on riigisaladus, aga NATO saladus, see on teine asi. Ja isegi kui sul on näiteks Riigikogu liikmetel on ka see saladuse see, läheb Riigikogu liige komisjoni esimees ütleb, te ei tule siia, no ma tahaks nagu tulla. Teil pole teadmisvajadust. Mine nüüd. See on olnud, see on juhtunud, Lihtsalt komisjoni esimees ütleb Riigikogu liikmele, et teil ei ole teadmisvajadust. Teil võivad igasuguse... See on Riigikogu liige, kes otsustab, kas tal on teadmisvajadus või ei ole mitte see väike ametniku pulk seal kuskil. Ei see on Riigikogu komisjon, eks ole, et Riigikogu komisjonis on ka, need liikmed ja esimees on ka Riigikogu liikmed. Ja tema otsustab, komisjoni esimees otsustab, kas sul on teadmisvajadus või ei ole. See on ju huumor. See on täielik huumor. Kuidas saab Riigikogu liige üldse midagi otsustada? Ta peab kõike teadma, ta juhib kõiki riigi asju. Kõiki! Mida seal otsustab, meditsiinist kuni, ma ei tea, karuslooma kasvatuseni. Võiks nagu teada, ütleme nii hästi. Midagi ta ikka peaks teadma ja kui ta veel üks erand, kes midagi teada tahab, siis tal öeldakse, et tal ei ole teadmisvajadust. Ja mis tal siis on, seda ma ei tea. Ja, aga okei, läheme teise teema juba nüüd edasi. Meil on saates teine teema veel. Ja see teine teema siis selle sama aprilli numbriga, mis nagu post laiali ei vedanud või keeldus vedamast, ongi siin see jutt on sees. Meie armsad Eesti kuulajad, vaatajad, Eesti inimesed ei ole sest mitte
ühtegi sõna ega lauset kuulnud ega sõna lugenud, sellepärast, et mina ei ole veel Eesti ametlikus peavoolumeedias mitte ühtegi silpi näinud selle asja. Peavoolus ole, aga uutes uudistes ma tegin referaadi. Ma räägin peavoolust, ma ei räägi uutes uudistest ja Objektiivis oli ka vist mingi. Ja. Seal oli ka selles, aga vähemalt ametlikus peavoolumeedias, ametlikus meedias ja mitte silpigi olnud, et Prantsusmaal vabamüürlased kukkusid rängalt vahele. Nii et sina oled ka selle asjaga. Ja ühesõnaga nende loosist oli üks väga paha asi saanud, eks. Ja siin ongi meil selle aprilli numbris on Atanori loosi lugu on siin. Terve lehekülg on. Siis ma ei imesta, et post nagu järsku enam laiali. No ma ei tea, kas see on ju Prantsusmaal, aga see on see reegel, millest me siin ühes saates juba varemgi rääkisime, et kui ühel maal mingi räpane pomm plahvatab, siis need uudised teise maale enam kuidagi millegi pärast ei jõua. See on kummaline, et ajalooliselt need vabamüürlaste nagu suured sigadused ja vahelejäämised on pigem olnud Itaalias. Ja Prantsusmaal on olnud neid vähem. Aga et nüüd pandi Prantsusmaal siis selline nagu jõledus toime. Ja kui need ei olnud taskuvargadega, lihtsalt mingid kinnisvara korruptandid, seal olid ju palgamõrvad, värgid. Ja no meil on siin kirjas, mis nad siin on põhiliselt teinud on siin on ja siit esimene asi hakkab mõrv juba 4 inimese tapmine. 4 inimese tapmine. Ja, aga sellest neid ei süüdistata, sest ei suudeta tõestada, et nemad just on seda tapnud, aga see relv, millega see need 4 inimest tapeti, see siiski ühe vabamüürlase juurest leiti. No, hämmastav kokkusattumus. No vähemalt on kokkusattumus ja nagu süüdistuseks ei piisa tõendeid, aga ikkagi kokkusattumus nagu on. Kokkusattumus on, aga tõend ei ole. Kui minu juurest oleks see leitud samasugune relv, siis ilmselt oleks ta tõendiks kvalifitseerunud. Jah, et siit on muidugi kõike neid, siin on meil saade ette lugema ei. Aga mõtlen, et kui keegi nüüd kellelgi tekkis huvi selle loo vastu, et kus ta selle lehe saaks, kui post seda laiali ei kanna? Vot see ongi nüüd nagu hea küsimus, et kus ta selle lehe saab, et eks ta võib meie saate poole otseselt pöörduda ja saate alla kommentaari kirjutada või tahan seda leht. Seal on ju meili aadress ka, et lehe tellimise aadress, et seda võib siis ainukese lehe siis tellida. Et võib-olla õnnestub ümbrikus kohale saata, võib-olla ei õnnestu. Konspiratsiooni mõttes paned kingakarpi, siis keegi ei kahtlust, et selle ajaleht no ma kardan, et kui need asjad kõik Tallinna kokku veetakse, et siis vist ma kardan, et avastatakse see kingakarbi sisu ka ikka vist. No võib-olla küll, me ei tea. Me just pöördusime vaatajate poole, et kui nemad teadvad sellest asjast rohkem, et siis. Ja muidugi siis see vahele kukkumine oli Marie-Helene Dini. Siin on see naiste ärinõustaja, ma kirjutan siin. See oli ühe vabamüürlase konkurents siis. Ja see osutus ärikautsiks, ma kirjutan. See on treener siis või see on toetaja, nõustaja. Vist olekski, see ongi vale eestikeelne sõna on siin tõlgitud. Aga samas neid on olnud nõustaja, eks. Aga ta ei ole mitte nõustajaks, ta on toetaja ka, ja. Tont seda teab, igal juhul, samas, kui eesti keeles nagu ei ole täpset sõna, siis võib-olla see tõlkimata sõna on isegi nagu õigem. Sina kirjanikuna arvad, jah? No ma tahaks ikka, et kõik oleks eesti keeles, aga eesti keeles ei ole lihtsalt kõiki. Ei ole seda sõna, jah. Ei ole päris täpsed, kui isegi mingi vaste on, et see on nii ja naa. Et ma seda lausa nüüd kuriteoks ei pea, et on nagu mõni ingliskeelne sõna kuskil vahepeal. Ja muidugi... Ühesõnaga tegemist oli siis lihtsalt konkurendi füüsilise likvideerimise katsega. No niimoodi see tuleb ikkagi välja, jah. Ja see on ikka kohtus ka, see ei ole nüüd... Ja nad on, ma ei tea, see protsess vist kestab kuid ja ma ei tea, mitu istungit on. Vist viimasel märtsi päeval vist oli esimene istung, kui siin on vist kirjas ka kuskil.
30. märtsil oli esimene istung siis, kus üldse vaadati üle, mis siin materjalid sinna on kokku kogutud ja kes seal on ja nii edasi, eks. Ja muidugi siis tema selle mõrva plaanimisest ja täideviimisega nad kukkusidki vahele ja nad kukkusid väga õnnetult vahele, et ma siin kirjutan, et see oli ühe nii palgamõrvari kui salaagendi õudusunenägu, mis juhtus, et sattus olema üks selline tubli tähelepanelik kodanik, kes märkas nende tegevust ja kutsus kohale tavalise politsei. Ja see tavaline politsei võttis need salaagendid ja mõrvarid kinni, et nad jäid vahele. Kuigi nad ütlesid, et nad on Prantsuse salateenistuse töötajad ja nagu teevad, mis neile riik on ette. Aga nad võisidki arvata nii, sest minu meelest üks korraldajatest vabamöördane oligi mingisugune kas endine või mingi luures. Et tema vähemalt üritas jätta muljet neile, mina sain niimoodi aru sellest loost, et need palgamõrvaritele öeldi, et ongi vaja, nagu riik tahabki sellest inimesest lahti saada, et see ongi nagu riigi salateenistuse töö. Nendel oli see teadmine, et nemad teevad salateenistuse heaks tööd. Teevad tööd ja nendel oli see arusaamine ja nii palju, kui ma neist salateenistustest ja lugenud olen, siis ma kardan, et nendel meestel võis isegi õigus olla. Sest sina ei tea neid salateenistuse töötajate nimekirja. Sina ei tea vabamüürlaste loosi nimekirja. Need võivad kattuda. Ma arvan, et nad isegi kattuvadki. Nad kipuvad väga kattuma, sest see loos on nagu magnet, mis tõmbab neid juurde lihtsalt. Et see on nende jaoks kõige ideaalsem koht. Et seal ei ole mitte ainult Prantsuse omad DGSI ja salateenistused. Et seal on nagu Lina on sellest rääkinud, et seal tavaliselt kohtuvad ka teiste vennasriikide ja vastasriikide salateenistused seal loosides tihti sageli. Et seal on nagu ütleme, et nagu öeldakse, et Eesti mees on kolmikagent, tripelagent on Eesti mees, et teised veel on kuidagi topelagendid ja aga seal minu meelest oli neil ikkagi mingisuguseid õnnestunud mõrvasid ka, et selle naisterahvaga nad ei läinud hästi. Sellega ei läinud hästi, sellega need jäid vahele ja eks seal Prantsusmaal ole ka neid, kes neid vabamüürlasi ei salli. Ja siis ilmselt tõmmati ikka see uurimine käima, et ei õnnestunud seda nagu maha, kuidas ära kinni mätsida eesti keeles. Aga samas jälle, kui need relv leitakse vabamüürlase juures, siis kohus ikkagi nagu tõendid selles ei näe. Võib ikka olla mõrvarelv ju kodus, kellel ei oleks. Ja, aga on küll, aga kes ütleb, et tema just lasi seda ei saa õigus. Uurimida võiks ja kus ta siis sinna sai. Nojah, eks ta siis seletab, aga näed, siin on nagu see Jeffrey Epstein on, siin on üks juba on teinud seal enesetapu katse seal vanglas ja ei kirjutatud ega räägitud enam, et nagu siuke asi on ka. Siis ei olnud veel, kui mina lugesin selle kohta, siis see enesetapu asju veel ei olnud. Ei, seal ikkagi see üks on seal teinud, et ma ei see on pikk artikkel, elu jäi ellu, aga ei saa enamgi seal anda tunnistusi. Muidugi ei saa anda. Aga siis neil oli üks kuulus ralli asja, võidusõitja oli neil seal Laurent Pascali kuidas õigeti öeldakse, et siis tema ikkagi jäi oma elust ilma ja kellele tema siis ette jäi või on teada ka see motiiv, miks teda tapeti? Vot seda motiivi nagu õieti ei tulegi välja, et ta sai küll 200 000 eurot, et paneks oma autole ja vist mundri peale ühe firma märgi, aga ilmselt see firma, mina oletan, et olid ka vist vabamüürlased ja ilmselt ta ei olnud ka võib-olla nende sõber päris, et ta seda märki ei pannud siin. Raha võttis, aga märki ei pannud. Kas see on piisav selleks, et teda ära
niimoodi, et ära kadus ja pärast leitakse mingid inimjäänused kuskilt, eks, ja ei teatagi, kelle kolp ja kondid seal on tükk aega ennem kui selgusele jõuti, aga mis selle loosi kohta nagu teada on, et see, mis ta oli siis? Atanoor, mis see siis Atanoor üldse on? Atanoor on sulatusahi, mis hoiab alkeemikutel kaua aega ühtlast temperatuuri. Nõiaköök ühesõnaga. Jah, midagi sihukest. Sulatab kokku kaua aega on võimeline ühte temperatuuri nagu sulatamisel hoidma, et see on Atanoori ahi vist, vähemalt sihuke seletus on. Atanooril on nagu 2 seletust Wikipeedias. No teine on siis mis? No teine ongi see sama loos. Ega see ainus loos ei olnud, seal oli teise loose ka. Ja no ma arvan, et ma loodan, et Jüri tuleb varsti, et siis Jüri räägib neist ka pikemalt, mis vahepeal on nagu välja tulnud ja sest see on ikkagi samasugune kolakas nagu see Itaalias see B2 oli, eks, ega see oli kumb midagi. No see oli ikkagi, kas mitte valitsus ei kukkunud ja et see oli ikka meeletu korruptsioon, mis Itaalias oli. Ja no muidugi ma saan aru, et see Prantsuse loos oli nagu ise no vähemalt väiksem loos, aga mingi suurema loosi alluvuses või seotud mingi väga suure loosiga. Eks nad on kõik omavahel nagu seotud, et aga kui neil ongi selline asi, et kui sa seal, me rääkisime, et ei ole teada nende inimeste nimesid, kes on salateenistuses, ei ole teada nende inimeste nimesid, kes on seal loosis, eks. Vaata, seal ongi, kui nad vahele jäävad, eks, siis tullakse mingite paberitega välja ja selgub, et loos on väga väike. Siis selgub mitte, et loos on väga väike, see selgub nagu nii, et on väike, aga siis selgub see, et need vahelejääjad on juba sealt salateenistusest ja loosist juba aastad tagasi ammu lahti lastud. Ja et need on juba kõik endised ja ei vastuta loos nende eest ja ei vastuta salateenistus nende eest enam. Et nemad ongi kurikaelad, kes siis topitakse vangi pikemaks või lühemaks ajaks, kuidas seal juhtub, eks. Aga ikkagi ajalehed ju mitte ainult sinu leht, vaid paljud lehed kirjutavad ikkagi loosist ja sellest, et nad on vabamüürlased. B2-st ju kirjutab väga hästi Jüri Lina oma raamatus. See oli ikka meeletu skandaal. See ikka oli meeletu ja seal oli maffia ja seal olid poliitikud ja ja ega nad vist kõik ei kadunud poliitikast, nad seal ikkagi müdistasid hiljem edasi. See pilt on siin, algab see jutt leheküljelt Itaalias B2 pärast leheküljelt 222, B2 Euroopa kurikuulsaim vabamüürlussekt, mis on siin. Jah. Aga see asi oli seal nii halb, et pärast ikkagi võeti mingi eriline vabamüürlaste seadus vastu. Ja Itaalias on vist mingisugune neid siiski piirav seadus täiesti olema. Aga selle seaduse järgi vist, ma ei tea, kas on ainult üks inimene süüdi mõistetud või... Ma seda ei tea. Sest seadus küll on, aga selle seadus peaaegu, ütleme nii, et mina sain aru, et peaaegu ei ole rakendatud, et on süüdistatud vist mõned korrad ja kui on kedagi süüdi mõistetud, siis vist ainult üks kord. Võin eksida. Aga ma mõtlesin, et mis see seadus siis, aga seadusest ei ole nagu suurt tolku olnud. Aga võib-olla ta on selles suhtes tolku on olnud, et nad tagasi hoidnud neid. Võib-olla. See on ideaalne koht, kus need maffia tegelased kokku jooksevad kui hoobilt nagu käpsed millegi peale, eks nagu, kui seal siuke loos on olemas, et see on üks kõige vajalikumaid asju, eks. Eks ta on siuke omalaadne sündikaat. Omalaadne sündikaat, aga kui selline asi juhtub, siis tahaks Eesti meedias ka ju kuulda ja näha ikkagi väitlust, et kas meil ikkagi neid tegelasi ka Eestis üldse vaja on. Et võib-olla nagu oleks ka ju sellist seadust vaja nagu Itaalias, sest nagu mina juba sinu jutust aru saan, et meil võib ka kuskil midagi samasugust kuskil seal mädaneda, nii et nagu
sest ega me ju ei tea, et kas need kurikaelad ja rahapesijad ja riigikukutajad siin ühtlasi ka vabamüürlased ei ole. Me seda ei saa ka välistada. Me ei saa ju, sest nende nimekirjad on ju salajased. Nad alati, kui nad Eestis kuhugile lehe või meedia nagu rambi valgusesse või vookusesse sinna sikutatakse, nad hakkavad rääkima, et nad täidavad kõiki seadusi, täidavad põhiseadust ja järgivad. Aga tegelikkuses on nagu vastupidi, eks no. Sest neil on juba mingi ajaleht või vendlus, millest nad ei anna mingit sundeksemplari, mida me peame kogu aeg andma raamatukogule. Nad ei anna, neid lehte ei olegi seal raamatukogus, neil on salaleht. See on juba seaduse rikkumine. Tegelikult see on riigi vastane salaühing sisuliselt see moodustamine. No jah. Riigi vastase salaorganisatsiooni moodustamine sisuliselt, sest nad räägivad küll, et nad täidavad seadusi, aga nagu nende lehti lugeda ja asju teha, need vaadata asju, mida nad teevad. Nende lehe kindlasti Post viib kohale. Ma millegi pärast olen veendunud selles, et seal ühtegi tõrget ei teki, vendlus nagu läbi sulavõi. Ma kardan, et nad ei viigi seda posti kaudu laiali, et seal on nii väikest tiraaž, et see läheb ainult nende looside kaudu. Jüri Lina oli oma raamatusi kirjutanud ka just terve pika nimekirja toonud nendest Eesti vabamüürlastest, kes nad on olnud. Kes on olnud vähemalt, kes tema on teada saanud, et on. Nii, aga mis me siis sellest loost nagu järeldame, et ega see B2 ja see Atanori loo, see oli ainsad, kes on vahele jäänud kriminaalsete asjadega. Neid on ju olnud veel, Itaalias eriti. Ja siis me oleme ju oma lehes kirjutanud, siin on number 107 on juunist 2021 on ju, Maltas oli ju me saame ilmselt ekraanile pärast selle, ma saadan selle pildi saata, on ju ajakirjanik Daphne Caruana Galizia on siin, kes oli siuke ajakirjanik nagu sina, Sven, või nagu mina ja siin täst pildi peal ka pilt on ja mis temaga juhtus? Temaga juhtus see lugu, et autopomm plahvatas tema auto all, nii et autost ja temast endast jäid seda väikesed tükid järgi. No ütle, mis tal siis käsil oli, mis nii kangesti häiris? No ja siis kohtus ju tunnistaja üks ütles, et sellele, kes selle mõrva telliseks, Malta on saar ja siis saare peal see käis nagu saare rahvale oli, et mere pealt luksusjahist oli siis raadioteel pandud see pomm plahvatama siis just ilmselt. Ja siis tuli välja, et selle mõrva tellija oli keegi vend, kes tunnistas kohtus üles, et ta on $100,000 saanud vabamüürlaste käest, et see naine nagu, kusjuures see naisajakirjanik, ta oli nagu sina või Andres Raid või torkis nende nagu kõik need suured raha kadumised ja eurorahade kadumised üles ja siis tegi avalikuks ja siis hakatigi küsima, miks ja siis juhtuski see, mis juhtub. Et vabamüürlased olid maksnud $100,000, et teda nagu Nende käibe juures temast lahti saada ja pärast, kui see kohtus välja tuli, siis vabamüürlased ütlesid, et neil ei ole mitte mingit vähimatki seost kogus nende inimestega, kes selle mõrvaga on seotud ja nendega ei ole sellega mitte mingit. Ei õnnestunud kohtus tõesti. Ja kohtus selle tunnistaja ütlusi, et need on vabamüürlased, kes on maksnud, siis selle ütlusi ilmselt ei võetud nagu, ma ei tea, kui palju neid arvesse võeti, aga mitte. Kui vabamüürlasi siin on öeldud ka, et see mõrvatellija ei saanud seda raha kätte, et ta vahepeal võeti kinni ennem, kui ta selle raha oleks nende käest kätte saanud. Malta väljaanne Malta
Today kirjutab, et Malta 2 loosi haldav Inglismaa ühinenud suurloos Londonist eitab süüdistusi ja teatab, et Malta suurmeister pakkus ise vabatahtlikult politseile abi mõrva välja selgitamiseks. Kuidas sellest aru saavad? Kuidas siis kõik nad vabamüürlased on ääretult ju iseseisvad, Eesti omad on ka ääretult iseseisvad ju tegelikult. Nad räägivad, neil on päris Eesti oma loos ja suur loos, aga ütleb, et need Londoni suur loosile alluvad olid hoopis. Aga kuidas saab üks vabamüürlane politseid aidata mõrvaasjus, kui ta sellega kuidagi kokku ei ole puutunud? Siis ta ikkagi pidi ju nagu midagi sellest mõrvast teadma või mõrvaritest või noh. Mina ei tea sellest mõrvast midagi, ma ei saa minna politseisse ja öelda, et noh, mul ei ole midagi öelda. Ei saa aidata. Siis need mõrvaga seotud inimesed olid ka vabamüürlusega seotud. Tundub küll, jah, et see kuidagi nagu kõlab niimoodi, et ei noh, täitsa tublisti aitas, eks ole. Ja selline juhtum. Ja mis aastal see 21? 2017. aasta oktoobris, see on kohtuprotsessi ajal 2017. aasta oktoobris hukkus siis see naisterahvas. Kusjuures pane tähele, et see summa on peaaegu täpselt väga lähedane sellele, mis seal on. Kui seal oli $100,000 juttu, siis siin on $80,600, mis pakuti siis selle äri nõustaja. Ja mõlemal juhul on naisterahvad. Mõlemal juhul on tegu nagu naisterahvastega ja et see nagu ka... Siin võib-olla isegi saaks rääkida teatavast naiste vihkamisest. Ma olen feministid, siin võiksid küll lipu vardasse tõmmata ja demonstratsioonile minna. Nojah, et ega nagu, ma ei tea, vaata, et kindlasti teadvad, et vabamüürlased on kõik mehed, eks. Kuskil on ka mingid naisteloosid, aga ikkagi tavaliselt on nad mehed. Et selle sugudevaheline sõda avaldab oma uue tahu meile siin nendes lugudes. No, siin on meie leht on veel kirjutanud vabamüürlastest, siin on aastast 20 on aasta varem. Siin on siuksel maal nagu Horvaatiast on tekkinud. Sai üks mees, mis on väga-vägagi kurja näoga mees on siin, sai Horvaatia peaprokuröriks. Siis tuli välja, et ta on vabamüürlane ja siis tekkis skandaal ühiskonnas ja siis ta siiski vist võeti sealt vaba peaprokuröri kohalt maha. No prokuröridega oli igal pool probleeme. Meil ei ole ka väga võõras prokuröri häda. Prokurör, kes susserdab midagi, võltsib andmeid, mätsib kokku mingisuguseid olematuid fabritseeritud süüdistusi näiteks. On juhtunud korduvalt. No ütle, kas seal Horvaatias on ka mõni seadus, mis keelab salaühingu liikmetel, ma ei tea, riigiametit pidada või midagi sellist. Just äsja Riigikogus EKRE tegi sellise seaduse eelnõu, et riigiametnikud ja mingid tähtsamad tegelased peaksid, kui nad ametisse astuvad, avalikustama nii oma kodakondsuse kui organisatsioonilise kuuluvuse, mis siis siiamaani, nad peavad näitama oma vara ja varalisi kohustusi, aga näiteks organisatsioonilisi kuuluvusi ei pea näitama. Minu arust väga mõistlik seadus. No näed, siin on see artikkel, mis on siin 2020. aastal ilmunud meie lehes, siin on Nikita Kabrik oli jõukas silmaarst, talle kuulus silmakliinik Zagrebist. Temaga võttis ühendust väljaande nevno.hr paberilehe 7 Nevno toimetaja asetäitja Vuk Radits, kes pakkus talle osta 200,000 kohalikku raha ehk 27,000 euro eest reklaamipinda nende lehes. Vastasel juhul avaldavad nende leht Nikita Kabrikust
foto, kus viimaseks mainitu sooritab vabamüürlasena loosis vandenõulaste kombetalitlust. Nikita Kabrits pöördus loosi venna Želenitsi poole, kes oli Horvaatia peaprokurör, need loosi vend oli. Loosi vend ei jäänud ootama ja lasi politseil kinni võtta selle ajalehe peatoimetaja Mark Tsikoi ja tema asetäitja Vukrat Raditsi ja võrgukülje omaniku Maria Dekanisi. Nii et lasi kohe kinni võtta need, kes vahi alla, kes tema loosi venda hakkasid ohustama. Lõppes sellega, et teine nädalaleht avaldas nii sellest peaprokurörist suure pildi kui kogu selle loo. Aga kas need tüübid jäidki vangi need? Ei, seda ma ei tea sellest. Kes need ikka välja lasi? Aga prokurörist, mis sai, kas ta jäi, võeti maha? Prokurör keeldus ametist lahkumast, siin on, mille peale siis õigusminister või justiitsminister ütles, et ta laseb ta lahti pärast sellist skandaali ja siis ta siiski lahkus sealt selle vabamüürlase peaprokuröri ametist. Näide. Mis tähendab seda, et Horvaatias on vabamüürlus nagu selline nagu selge asi, et kui keegi saadakse teada, et keegi on selle organisatsiooni liige, siis eeldatakse, et ta on nõus maksma 10 000 eurosid. Võib-olla seal oli, eks ole, et see välja ei tuleks. Et see maine on siis... Tema, kes nõuti, et ta maksaks, et see välja ei tuleks. Aga ta ei maksnud, ta läks oma loosi venna juurde, loosi vend pani kõik need ajakirjanduse tegelased kinni. Aga ütleme, et kui vabamüürlaste maine oleks väga hea Horvaatias, miks oleks siis vaja varjata seda kuuluvust? Et selle kuuluvuse avalikustamine ikkagi, peab midagi tähendama. Tähendab, kui lugejad siin kogu aeg juba nuputavad, tahad küsida, et mis see vabamüürlus on, siis mina ise omast arusaamisest vastaksin lihtsalt ja väga lihtsalt, et see on lihtsalt satanismi levitamine ilusate siltide ja varjud lihtsalt. Vabadus, võrdsus ja vendlus ja selle ongi lihtsalt tehakse kurja siuste ilusate siltide varjus lihtsalt. Võimalik, sest näiteid on. Siin on, meie lehes on veel siin nendest on juttu siin vabamüürlastest. Nüüd on aastast 2017 on veebruarist on, siis meie leht avaldas selle kurikuulsa vabamüürlaste pressiteatamine. Jüri Lina on ka oma selles loengus näidanud. Et vabamüürlased kutsuvad üles kõiki avama oma südameid nende põgenike ja sisserändajate ees, kes siis selle põgenike lainega siis 2015 siis saabusid Euroopasse. Merkeli aeg. Merkeli ajal jah, et nemad tegid siis pressiteate ja siin on siuksed loosid nagu Grand Orient France ja Grand Loos Femine de France, naiste suur loos ja Prantsusmaa suur loos ja Grand Loos Mixed Prantsuse segaloos ja Grand Loos Mixed Universel ja üleüldine segaloos ja on 1, 2, 3, 4 mingi 10 loosi, kes on alla kirjutanud sellele. Ja, et see kõlab kõik ju selline hea tegevuse moodi, aga kuidas massiimmigratsioon ühiskonda hävitab, selles ilmselt ei ole meie vaatajatel mitte mingisugust kahtlust. Et sellist laastamistööd nad siis pooldavad. Sellist laastamistööd pooldavad ja see rahvaste ja inimeste segamine, eriti segamine nende inimestega, kes ei ole mingitegi võimelised ühiskonnas kohanema ega mingit tööd ega muud sellist, kuidas öelda, kohta endale leidma, eks, araablased ja mustanahalised, eks, et nende eelistatud toomine teise ühiskonda, see ongi satanism, see ongi rahvaste segamine ja selle ühiskonna halvamine. No jah, see on ju
eks makroskoobis oli väga kena lugu sellest, mis rääkis, et enamus Saksamaa on ju rikas riik, et enamus Saksamaa omavalitsusi on kas pankrotis või pankrotti minemas sellepärast, et kulutused, mis tuleb teha immigrantidele, on niivõrd suured ja majandus ei ole enam ju nii väga hea, et neil läheb väga halvasti. Et seal on hästi palju nagu abirahad, mis tuleb neile maksta, mingid integreerimisprojektid, mis küll ei tööta, aga mida ikkagi nagu kramplikult käigus hoitakse. Ja seal oli üks naljakas kulu oli see, et umbes, et seal nagu, ma ei tea, lammutatud asjade nagu parandamine või nagu selle laga klaarimine, mis siis sellest sellisest, ütleme, vähe tsiviliseeritud jõugu nagu tegutsemisest. Jah, et nagu järgi jääb, et seal tuleb ju kuidagi ära klaarida kõik. See on kulu. Et kui isegi Saksamaa ei saa sellega hakkama, et kes siis saab? Ja kui sa oled nagu sellises olukorras, nagu sa Rootsis on, et pärast töö lõppu kogutakse inimesed kokku ja siis lähevad turvatöötajaga koos, turvatöötaja valve all lähevad siis läbi siis seal mitte parkla, vaid lähevad metroopeatusse siis, et midagi nendega juhtuks ja hommikul vist käib see asi jälle uuesti tagasi, aga nüüd ma vist kuulsin, et nad on peakorteri nagu mujale vist viinud, et sellist praktikat võib-olla enam ei ole, võib-olla seal mujal on. Või siis, kui tahetakse jooksma minna, nagu meil inimesed käivad lihtsalt metsas jooksmas, siis seda nagu mitmel pool ei ole, et need kogutakse need inimesed kokku, kes tahavad metsa jooksma minna, naised, ja siis tuleb politsei ja nad politseiga koos siis kambakesi jooksevad, eks see kuidas siis. Politseinik peab siis oma käeraudad ja kumminuiadega seal. No ma ei tea, kas neil käerauad ja kumminuiad, aga eks nad ole siis sportlikud kõik, kui nad seal rootslastega on tegu ja eks siis siin seal nende pressiteade, et tuleb nagu kõik sisserändajad vastu võtta ja siis südame avada, et siin heidetakse ette, et Euroopa riikide võimetus saada üle rahvuslikust egoismist on ainult uus signaal haigest Euroopast. Ma kirjutan siin üles rahvuslik egoism. See on väga tähtis meelde jätta, see väljend. Kus igaüks omaette arvab teadvat, mis on nagu üldine huvi, on märk haigest Euroopast. Euroopa on haige, vabamüürlus terve. Afrika terve, islam terve. Ja vabamüürlased peavad terveks ravima. Siin on allpool nende ideaalide järgi, mis kunagi olid Euroopa loojate nagu eesmärk. Kalergi ja muud. Jah, et neid nimesid, loojate nimesid siia ei tooda, aga üks oli neist Kalergi ja neid oli seal päris mitu, eks. Kalergi on lihtsalt kirjutanud mõne huvitava teose nagu praktiline idealism, mis kirjeldab seda mul ei tule seda meelde, kes see Prantsuse ka vist vabamüürlane, ta oli ka vist, kes 9. mail luges selle mingi Euroopa deklaratsiooni ette, seda loetakse siis Euroopa mingi liidu sünniks või midagi siukest. No igal juhul, ma arvan, vabamüürlased on väga rahul praeguse Eesti poliitikaga, sest meil on ju nüüd neid immigrantide mahitamise seadusi vähemasti 3 tükki, kas vastu võetud või vastu võtmisel. Oled sa kursis nendega, need on väga põnevad. Ei ole. Üks on selline asi, et kui inimene tuleb välismaalt Eestisse siis, ja töötab siin, siis esimesed 6 kuud ta ei pea maksma sotsiaalmaksu. Vanasti oli nii, et need välismaalt tulnud töölistele tuli maksta rohkem kui vähemalt Eesti keskmist palka või isegi vist oli alguses 1,5. Aga nüüd piisab sellest, kui maksta neile 0,8 Eesti keskmist. Kui see tööline, kes siia on tulnud, jääb töötuks, siis ta jääb ära minema, ta saab olla Eestis 9 kuud ja kõiki toetusi, mis Eestis on olemas maksumaksjal, nemad muidugi maksudest vabastatud esimesed 6 kuud, aga ta ei pruugi üldse tööle minna, ta tuleb siia, ta saab kõik täispaketti 9 kuud. Kõik asjad, mis abid siis Eestis nagu inimesed. Sotsiaalteenused. Kõik täis poruka. Ja muidugi need, seal on veel asju.
et see on ikkagi, meil on igasugu, ja see, et Eesti nüüd liitus siis selle Euroopa Liidu, mis iganes pulla see on, mis nõuab seda, et ühesõnaga teiste on nõus selle ümberjagamisega. Euroopa Liit võtab seal lõunas neid vastu, et neid tuleks siis nagu ümber jagada. Või siis, et seda, kui sa ei võta neid grantse, sa vähemalt maksad raha, et teised siis sinu raha eest peaksid neid üleval. Et sellised koormised on Eestile nagu kaela võetud. Ja rahvale ei räägita. Pole nii oluline. Vabamüürlased teavad ja teist polegi nii tähtsad. Neid räägitakse ikka kuskil, aga need ei ole muidugi peavooluseks. Need on ikka need nurgatagused ja populistide väljaanded, kes siis vahel nendest räägivad. Populistide väljaannete all pead sa silmas siis ilmselt seda, kus öelda, alternatiiv või seda, meiemeelsed meediad siis. Ka seal ka kõik ju ei kirjuta, seal mõned kirjutab. Aga jah, ikka pigem objektiiv uued uudised. Ma ei usu, et päris kõik sellest nii väga kirjutavad. See on nii tüütu neid seaduseelnõusid jälgida, see kõik on ju siuke nüri värk. Igav inimesed ei taha ju kuulata päevad läbi neid, mis seal Riigikogus toimub ja lugeda neid eelnõusid ja eelnõude seletusi ja see on ju, keegi ei taha sellist elu elada. Aga peavool minu meelest küll eriti nendel ei peatu, nendel seadustel. Nendel on siuke eriline komme, et kui neil on mingi vajalik asi, siis seda seadust ei võeta vastu, seda hakatakse lihtsalt tegema valitsuse määrusena või korraldusena ja kui on mingi ebameeldiv asi, siis see lastakse nagu Riigikogul vastu võtta, vaadake, et seda on rahvas tahtnud, eks. Jah, need on nüüd ikka Riigikogus, kas siis juba ära menetletud või viimases menetluse otsas. Ja see ei ole ilus pilt, mis sealt paistab, et ega need enamus, kes meile seda tööjõudu siis tuuakse, kes makse ei hakka maksma, on ju mingid usbekid või selline Nõukogude Liidu islamialadelt, ütleme. Seda ma küll ei tea, kust need tööjõud mõeldaks tuua, sest tööd nad eriti nagu ei õnnestu neil see tegemine kõige paremini. Need, kes Aafrikas tuuakse, neil ei tule hästi välja, aga ma arvan, et need, kes sealt ida poolt või endise Nõukogude Liidu, mis nad on, Aasia alad või mis iganes, et sealt neid ikkagi, ma olen Venemaal näinud, vanasti kui Venemaal sai veel käia, et siis Piiteris mingi suur ehitus, Euroopa kõige kõrgem torn, see Gazpromi torn, hommikul lähed vaatama, siis bussidest tuleb selline nagu mustad sipelgad, nagu need pikad kolonnid lähevad selliseid eksootilise välimusega tumedaid mehikesi sinna tööle. Et siis seal ikkagi nagu päris paljud töötavad, tundub nii. See Venemaal on kord ka teine, et seal vist ei lasta sul 9 kuud luuslanki lüüa ja pillerkaari pidada, et ikkagi, mul on selline tunne, et tõesti neid väga palju töötas seal. Ega see ainus ehitus ei ole, neid ehitusi on seal, ma ei tea, kas seal valget inimest üldse näha, võib-olla on. Aga kokkuvõtteks, mis siis vabamüürlaste teemad on veel peale rasside rahvaste segamiseks, siis on nagu perekonna lõhkumine, homoseksualism, siis on perverssuste õhutamine ja levitamine, eks kolmandaks. Mis käib ju satanismi juurde. Need on ju, kõik on ju satanism. Ja siis neljandaks tuli siit välja rahvusriikide ärahävitamine, eks. Ja siis tehakse seda mingi vabaduse, võrdsuse ja vendluse ja sildi all, mis ei ole nende ilusate hüüdlausetega kuidagi seotud, eks. Mina küll kahtlustan seda, et see vandenõuteooria on õige, et nad kavatsevad teha sellist ülemaailmset saatana riiki. Üks maailma valitsus, täielik siuke terror või ütleme gulag, üks selline vangilaagri laadne ülemaailmne satanistlik kurjuse riik. Ja siis meil on ka hea uudis vaatajatele, saabub juunis uuesti Jüri Lina meile Eestisse, siin on siis rahvusliku teataja mainumbris, mida ei ole saanud samuti tellijad, sest post ei vii teda laiali ja räägib, ma loodan, et ta räägib ka meile sellest Atenori loosist siis ja räägib siis sellest kuu peal käimise, nagu kuidas öelda, etendusest või farsist, eks. Tema järgi nagu keegi sinna kuu ümber või kuhu see sõitmine käis, sinna ei jõudnud.
no aga tema eest ma ei hakka rääkima. Jüri Lina erakorraline loeng, mis toimub maailmas tegelikult, on siis loengu pealkiri. Varjatud terviseteave, nagu alati uusimad andmed, mis näitavad, kuidas taas alatult lavastati suurim pettus inimkonna ajaloos kuu lähistele. Traagelniidid olid aga seekord eriti nähtavad, näidatakse ka salvestatud tõendit. Äsja teatati, et planeeritud maandumine kuul jääb ära. Kolmandaks, Jüri Lina otsustas siiski lavastada oma esimese sarkastilise mängufilmi, mille esilinastus on kavandatud sügiseks. Vaat kui huvitav. Mängufilm, jaa. Aga see on teada, aga millest see film räägib? Vaat seda ei ole praegu vähemalt teada, seda tuleb ta enda käest vist küsida. Ta näitab tutvustuseks teose algust. Nii et maksab vaata minna. Tutvustatakse varjatud andmeid nii praegusest olukorrast, sealhulgas ka Eesti lähiajalust kui ka antiikajast. Vaheajal on müügil raamatuid, laserplaate, filme ja kehtib sularaha. Tallinnas Von Kleeni teatris on 11. juunil 2026 kell 18. Pärnus on hotell Strand Palanga saalis 12. juunil kell 16, see on vist reedel. Ja Viljandis hotell Centrum Tallinna tänav 24, 13. juulil kell 18. Ja Tartus on Saksa Kultuuriinstituudis 15. juunil kell 18, Türil kultuurikeskuses 16. juunil kell 18 ja veel Kaapsalus kohvikus Pekuta Kalda tänav 4, 17. juunil kell 18. Et sissepääs maksab 15 eurot. Aga ma arvan, et see ei ole odav, aga see raha on väärt kulutada. Jah, igal juhul mõtlema panev materjal. Jaa, aga siis tõmbame otsad kokku ja selline see saade tuli. Täna olime kahekesi, aga eks siis edaspidi. No loodame teha, et see on ikka häid lambaid mahub tuleb teisigi ja tuleb külalisi. Aitäh teile, vaatajad, kuulajad.